olen Uue Elu kooli õpetaja, mis tegelikult tähendabki, nagu piiblis on kirjutatud circa 2000 aastat tagasi praeguse tõotatud korra aja kohta, et toimub Kristuse ülestõusmine. See, mis toimus 2000 aastat tagasi, see tehti film inimestele selleks, et inimesed näeksid, usuksid ja paneksid selle kirja piibliraamatutesse, evangeeliumisse. Ja sellepärast on ka tõestuseks selle kohta, et see oli praeguse aja kohta. Siis peale ülestõusmist ükski tema jünger ei tundnud Jeesust Kristust ära. Ehkki sellest oli möödunud vaid 1,5 päeva. Reede õhtu löödi risti ja pühapäeva varahommikul juba oli ta toimunud ülestõusmine. Jah, ja varsti ongi käes ülestõusmise pühad. Jah, mis tekkisidki, tähendab, et selle läbi, et circa 2000 aastat tagasi löödi Jumala läkitatud saadik, inimene, Jeesus Kristus risti ja ta tõusis 3. päeval üles. Ja praeguseks ajaks tähendabki see seda, et inimese mõistusesse peab tegelikult tõusma üles tarkus, tõde, õiged arusaamised, eluseadusest, reeglitest, selle läbi tagajärjel ka kõigest elukorraldusest, nii siin maa peal kui igal pool mujal. Ja selle läbi kaasnevad sellega ka inimene hakkab aru saama kõikidest oma elusituatsioonidest, olukordadest õigesti aru saama. Ja seeläbi ta hakkab ka valitsema kõikide oma eluolukordade üle. Selle läbi tulebki teadmine, et me oleme kõik õiged üksnes selle pärast, et me elame eluseaduse reeglitega kooskõlas. Tähendab, et inimestena oleme kõik ekslikud. Sellepärast me peame seda teadma, tunnistama, paludes oma eksimused andeks ja andestades ise kõikidele, kes on meie vastu eksinud. Sellepärast, et me teame, et Jumal, kõige kõrgem Jumal, elu ise, kelle ilming, väljendus ehk lapsed me kõik siin maa peal oleme, annab alati kõikidele olukorrad absoluutselt parimad õppimiseks, nii nagu me igaüks just parajasti vajame, nii nagu on me igaühe vaimne hetkeseis. See tähendabki, et Jumala käes on kõik meie ajad, kõiki meid tabab aeg ja saatus, aga Jumala kõige kõrgema käes on kõik meie ajad ja need antakse meile kõikidele parimad. Tema määrab igale ühele oma tee, oma elutee, sellepärast käsebki taga järgida igale ühel just seda kutsumist, millega keegi on kutsutud. Ja nii, et tõeline ülestõusmine toimub siis, kui inimene kuulates seda tarkust, tõde, tõeõpetust, eluseadusest, reeglitest, õigeks arusaamiseks, omandab selle, tähendab saades aru, et see on õige, sest inimene ei või mitte iialgi uskuda, kui ta ei saa aru, et mida ta õpib, et see asi on õige. Sellepärast ongi öeldud Jumala tahtel ette, et õppida saab vaid armastusega vabast tahtest, omandada õige õppeprogramm eluseaduse reeglite õigeks mõistmiseks on võimalik ainult armastusega vabast tahtest. Nii, et tänu kiitus sellest Jumalale ja 2000, circa 2000 aastat tagasi ütleski see Jumala määratud inimene, kes tõi eeltähendusena praeguse tõotatud aja kohta selle uue lepingu, tuues siia maa peale tegelikult kõigest pealkirja, sest tarkus, tõde, õiged arusaamised ongi toodud nüüd praegu 3. päeval ehk tõotatud päeval, mil on saabunud tegelik Jumala hingamispäev, isanda suur ja auline päev. Ja 2000 aastat tagasi see mees, inimene, Jeesus Kristus, ütles nõnda: ma lähen oma isa ja teie isa, oma Jumala ja teie Jumala juurde ja valmistan ette asemed, sest minu isa majas on palju asemeid ja kui ma olen teile asemed ette valmistanud, siis tulen ma teile järgi ja viin teid sinna, kus ma ise olen.
see tähendabki, et nende arenguetappide viisi esimesest tulekust teise tulekuni, sest ülestõusmise püha, see tegelikult sümboliseerib ju Jeesus Kristuse teist tulekut. Ehk ja Jeesus Kristus, see inimene, kes oli 2000 aastat tagasi, löödi risti ja maeti sinna koopasse, pandi kivi ette ja 7 pitseriga pandi kinni. See sümboliseerib tegelikult praeguse aja korda, ülestõusmist, et inimesed ja kuulates tarkust ja õpetust ja võttes selle omaks, omandades nõnda selle õige õppeprogrammi eluseaduse reeglite õigeks mõistmiseks, tõstab selle oma mõistusesse, see tähendab taevasse tõelise jumalana valitsemaks, nii kujundamaks oma edaspidist elu ja tegemisi õigesti. See tähendab selle kooskõlas eluseaduse reeglitega kõige kõrgema jumala ja see läbi ta hakkab valitsema kõikide oma eluolukordade üle. Sellepärast, et tõstes selle tarkuse ja tõe, see tõde õiged arusaamad hakkavad tema edaspidist elu õigesti ümber kujundama ja ka jäävad juhtima. Nii et tema elu see ongi igavene elu, et te hakkate tundma ainsat tõelist jumalat, elu ennast kõige kõrgemat, sest elust kõrgemat ei saa midagi olla, sest väljaspool elu on surm ja surnud asjad ja jumala päästed, mis on alati teostunud etappide kaupa, arenguetappide kaupa läbi õpetuse, nii et läbi inimeste läbi on tulnud õpetus ja tuleb ka edaspidi. Nii et sellest me saamegi õigesti aru, et ülestõusmise püha, tegelikult ülestõusmine on toimunud, aga nüüd praeguseks ajaks on see käes ja see ülestõusmise püha, mida pühitseti, juba 2000 aastat on pühitsetud ülestõusmise püha, nii seda suurt reedet kui vaikset laupäeva. Suur reede, see ju sümboliseeris seda risti löömist ja vaikne laupäev, see oligi see hingamispäev, vaikne eelootus enne ülestõusmist. Ja sest ülestõusmine, see mis tehti tegelikult tookord, see tehti nagu inimestel nagu film või et see pandaks täpselt evangeeliumidesse kirja, piibliraamatutesse ja praeguse tõotatud korra aja inimkonna avangardi jaoks õigeks arusaamiseks, õigeks mõistmiseks. Et tõeline ülestõusmine on see, et tarkus, tõde, õiged arusaamised kõige elu olukordade suhtes igal pool, igal ajal, see tõelise jumalana meie mõistuse taevasse valitsema tõstetakse ja jäetakse. Nii et see on ülestõusmine ja õige arusaamine ülestõusmise pühast. See on tõde.